Hei, siin Šokloom ja täna ma siis mängin jälle Minecrafti. Nagu te siin näete, mul ei ole enam tekstuuripakki peal, sest üks inimene kirjutas, et talle ei meeldinud see. Ma ei tea, kommenteerige, mis te sellest. Ühesõnaga, kui teile meeldib see rohkem, siis ärge kommenteerige ja kui teile meeldis tekstuuripakk, siis öelge. Et nagu lihtsalt ma tahan nagu, mul ei ole vahet, et ma ise mängin tekstuuripakiga ka videot, ma ei pea tegema tekstuuripakiga. Et jah, mul ei ole vahet. Aga kuna me saime torvist juurde, siis ma arvan, et lähme põrgusse praegu. Ja meil on need raudasjad ka ju. Ja seal ei saa teha. Et ma arvan, et jaa, need, kes eelmist osa vaatasid, ilmselt teavad, et mind rünnati. Open, oota, mida ma sain avada? Aga ei, ma arvan, ma ei lähe põrgusse. Siin oli parajalt palju neid seamees. Hea, et ma selle ploki sinna ette sain. Muidu ma olekski olnud kuitu, nagu nendega võidelda ma ei oleks lihtsalt suutnud, neid oli ikka, ütleme. Ma ei tea, ma nägin vist umbes 7 või 10 või ma arvan, et ma isegi ei liialda. Aga nii palju neid nagu seal oli. Tundus vähemalt, vaatame, ei. Puitu, no. Nii, mida me siis selles osas teeme? Ma ei tea tegelikult. Reaalselt ma mõtlesin, et need kommentaarid on kuidagi välja lülitatud või midagi siukest, et nagu te ei saa kommenteerida. Siis ma mõtlesin täiega nagu mida teha. Lihtsalt ei kommenteerinud. Sellega on siis korras. Ma arvan, et ohoh, kes seal pinnale tuli? 2 nooti, kes mul on vibuga kodus. Oota, või see oli põrgus kaasas ja see kukkuski laavasse või? Ei ole nii, on ju. Või mul ikka ei olnud vibu. Ma kardan, et oli, aga enam ei ole. Siis ma teen siukese asja. Selle nimi on kilp. Seda oleks pidanud ka nagu ammu. Oota, aga meil oli mingis. Jaa, siis see ka vist kukkus laavasse. Ma mõtlesin ka, et kuidas mitte mingi asi laavasse kukkunud. Muidugi ma teadsin, et mingi asi ikka kukkus, aga mingid nagu juhuslikult kõik head asjad jäid alles. See oli jah imelik. Ma ei tea, kas lähme kaevandama, ma ei tea nagu täpselt, mida siin teha. Võib-olla võiksime, terve video niimoodi ka ei saa jagutada. Okei, lähme kaevandama. Puitu on, me saame lihtsalt minna uusi teha. Tööriistu. Nii. Punakivile. Ma ei viitsi seda lihtsalt võtta, sest ta ei ole nii vajalik nagu teemant ja. Tegelikult ka ta on lihtsalt põranda sees. Kui keegi viitsib siukest asja võtta, see tore. Kui punakivi vaja läheb, siis ma sealt võtan kindlasti.
Järelikult see oli hea praegu, sest me saame minna ülespoole. Kas siin on laava? Kas seal on laava? Jess! Vahel on laava juures ikka teemantid ka. Nagu tavaliselt siukese maa-aluse laava juures on teemantid. Oi. Mul on praegu tunne. Väike koht, me peame veel ülespoole. Okei. Oota, me oleme vee all või? Me oleme vee all või? Oota. See on obsidiaan. Ei, oota. Vesi ja laava, just. Ja obsidiaan. Nüüd ongi vesi sisse. Oi, ma pean siin saama. Nii. Oot. See on siit maalt äkki. Ikkagi või? Oi. Ai, ja kõik on norm. Ma mõtlesin, et miks mul tõrvikud ära kadusid. Nii. Oi. Issand jumal. See oli crazy. Glitch. Okei. Ma ei saa sellest midagi aru, mis siin toimub. Kaeva lihtsalt siit. Joo. On 7 XP-d. Alles või juba, ma ei tea, kui hea see on, aga laitsida vaja igal juhul ei saa. Ja nii palju ma tean, et see ei ole ka mingi eri. Tegelikult mulla sees tavaliselt on. See suhteliselt muld on nii mõttetu kõik närud. Kõik kaeva mulda. Mulda viirelomid ka kaevad. Äkki saabki teemantit. Nii. Ja siis on rauadega teemant. Okei, nii paraku seekord ei läinud. Nii. Aga ei paista kuskil teemat. Mis tasandil me oleme? Ma kogu aeg vaatan seda. Nii, oot. Kus ma sain? Nii. 5 ja 5 muidugi. Viienda peal seisame siis. Ehk siis meie jalge all, kui ma õigesti mäletan, ei saa enam olla teemantit.
võib-olla isegi tõhusam oleks otsida natuke kõrgemalt. Kui ma nüüd õigesti tean. Aga nagu ei paista teemantit siitega sealt. Kaevame siis selle kogu mulla siit ära. Siis tuleb meile vastu kivi või noh, mingi see dioriidiseen vist. Jah, tekstuuripakiga see nõuab ikka harjumist, et ma saan täitsa aru. Ma loodan, et mu häält on ikka natuke kuulda ka. 11. Ma ei tea, ega siin ei olegi midagi rääkida. Alguses te pidite kuulma minu arust nagu kuidas. Ma ei tea, kas ma rääkisin kõvasti. Vaatan video üle, ma ei tea, ma ei oska vist. Ma võib-olla tõlgin alla ära selle asja. Aga neid ei lähe meil enam vaja. Ma ei tea, ma lihtsalt jätan meelde, et siin selle kõige pealmise aluskivi bedrocki sellel on 5. Ega muu ei huvitagi, hetkel ma vaatasin sügavust nii, no lähme pinnale. Väiksena, kui ma kaevandasin Minecraftis, ega ma seda ei julgenudki eriti teha, koopasse ma julgen minna, ma kaevandasin ka nii. Ja isegi kui ma kaevandasin, alati oli see, et kui ma leidsin, noh, see oli nii väärtuslik. Ja mingit rauda kohe üles, lähen jälle kaevandama, teen rauda kohe üles, nagu lihtsalt sellepärast on ju, et umbes nagu, et raud on väärtuslik, ei tohi raisku lasta isegi ühe raua pärast, aga samas ei hakanud ma selle peale mõtlema, et mul on isegi 3 rauast tehtud raudkirka kaasas. Terve see aeg nagu. Nii et, oi. Ma ei taha tammitsid saada, üldse ei taha. Viimasel hetkel võtsin ära. Oi. Vees ei tohi skeletoniga fightida, mul kunagised kogemused. Aga see oli vanas versioonis sellepärast, sest nüüd vaata vanas sa ei ainult niimoodi ujuda. Aga nüüd sa saad niimoodi ujuda. Nagu kiiresti. Aga vanas ei saanud. Et jah, vanas ei saanud sellepärast, sest vanas lihtsalt ei saanud ja siis see lisas ka skeletonile veesohtlikkust juurde. Sest ta lihtsalt ei pääsenud lähedale. Oi. Kuidas see 1 elu mult võttis praegu? Mul on hea armor, ma arvan. Noh, viska. Oi, fight. Sa ikka võitsid või? Tahtsin, et see teine zombi võidaks. Okei. Nii. Teine zombi oleks võinud. Koledad orad siin püsti. Ja kui palju neid on. Äkki ikka silad ära. Jaa, viikasin. Ma võtsin selle tiigi ära ju. Aga tegelikult see oli praegu naljakas. Ma võtsin selle ploki ära ja siis võtta kas siin. Läheb ka alla või? Ma ei tea, matame need orad siis ära. Teadsin, et midagi siukest peaks juhtuma. Aga ma ei tea, kuidas see välja näeb. Nüüd teame me kõik, et orasid saab ära putada. Ma ei tea, see näeb liiga imelik olla. Jah. Teeme siia ka natuke. Korras. Väga kena. Ma loodan. Liha. Loomikul respawn'i pissan, siin on isegi nagu lihtsam elada kui maa peal täiesti. Mul on siuke tunne. Nüüd ma hakkasin luksuma ka veel, see oli puudus. Aga vaatame. Mul vist praegu 8 suupärit,
see on juba ikka päris hea, ma arvan. või noh, minu kanalil on see hea. ja nende. oota, kas mul oleks elusid või olidki, ma ei tea, sest vees võib kriiperil suht lähedal isegi õhku lennata, võtab ära. et 8 soovi on minu arustus 9. oota, mitu see on praegu 7. osa, aga 9. videos ma tegin selle ehitusvõistluse ka. on ju. vist oli küll jah. ma ei tea tegelikult mitmes osa see on, aga kui ma videole pealkirja panen, siis ma ei usu, et ma valesti panen, sest siis ennem seda ma uurin välja. serverid ma oleks pidanud asendama ehitusvõistlusega, ma ei tea, miks ma panin serverid, mingi õhtul hilja panin selle üles, ei mõtle isegi pealkirja peale. on nagu, mis pealkirja tahab või, panen mingi suvaka asja, hommikul vaatan, mis ma nüüd tegin. aga ma ei hakka vahetama ka. Need on originaalsed videod, 3 aasta pärast vaatan neid videoid, hakkan naerma, see oleks nii tore, teen nagu video, reageerin oma vanadele videotele. see oleks tore, see oleks väga tore lihtsalt. aga nagu ma ei saa aru, miks te minu saare poole tulete, siin on ilus maja, ehitage vee alla siuke. oi. jaa. no normaalne, tema sõber tuli ka teda kaitsema. Sorry, su sõber on sul, ma teen sul isegi kondiga, aga ma ei viitsi lihtsalt, sest see tuli kogu aeg. lööme ta jää peale. noh, päevavalguse käes ei olegi enam nii kõva vendike. et mitte. kas mul süüa on? aga nagu mingit head süüa reaalselt ei ole, aga ma saan küpsetada. Campfire'i pluss ongi ju see, ma vist esimeses või teises, millal ma selle tegin, ütlesin ka, et sest nagu siia saab 4, see küpsetab nagu korraga ja see küpsetab aeglasemini kui nagu arvutades 1, aga 4, ehk siis kui sa paned siia 1 peale, siis 1 oleks juba kasulikum panna ahju. ma paned 4, siis see küpseb 4 kiiremini ja siin ei ole vaja midagi alla nagu panna, et siin sa saad ilma puiduta küpsetada, aga sa ei saa ilma puiduta minu arust sulatada. oota, tegelikult äkki saabki. see oleks ka lahe ju. Blast furnace'it ei ole enam kellelgi vaja. normaalne. tegelikult ma söön kõigepealt, kus see nüüd kodus. kuhu sa kadusid? siia, seda ma mõtlesin. söön kõigepealt selle ära. nüüd on nagu head, nagu võrdne toit, mitte niimoodi, et ühel kutil, ma vaatasin Youtube'ist, ilgelt palju toitu, teisel kutil ka ilgelt palju toitu, aga mis teisel kutil oli mugavam, oli see, et sellel esimesel oli nagu palju toitu, aga niimoodi, et 3 sealiha, 3, kõik olid küpsetatud, aga nagu kõike 3 niimoodi eraldi pesades kohe. et nagu ta ei saa lihtsalt hästi võtta. ja siis teisel kutil oli 64 sealiha. mis te arvate, kellel mugavam oli süüa seda? no ma olen karile sõitnud. jah, ma ei teagi enam, mis teha siin osas. nagu mõtlesingi minna põrgusse. tegelikult ma arvan, ma ei hakka seal põrgus midagi erilist tegema, aga ajame selle põrgu asja seal korda, tapame need sead kuidagi ära, mul kilp ka ja mida ma kardan neid vennikesi. Nad on nii ebaintelligentsed samas. tegelikult tavaliselt Minecraftis võib isegi mängija ohtlikum olla kui see Ender Dragon, sellepärast sest mängijal on nagu, mängija mõtleb oma peaga. näiteks zombi peab on ju puutuma, et sind tappa. kui ta lõug on, siis ta ei tagane. nii. siin ei olegi enam. okei, lähme vaatame veel sinna ülesse. Jess, need. oi. Need sead. mitu tükki või? ma nägin ühte.
ma tahtsin ühega võidelda. Oi, nad tulevad siia ju. Blokku. Jumpscare. Kui ma siin lõhun ära. Ei, põrgu on ikka nii hirmsaks ohtlikuks läinud ära. Ma ei taha siia tulla enam hetkel. Mõnda aega järgmises ka ma arvan ei tule põrgusse või ülejärgmises või 10. siis vist. Võib-olla lähme põrgusse. Ja selles osas me siis tegelikult natukene lihtsalt tegime rauda endale juurde. Midagi muud erilist, aga parem kui mitte midagi. Ja et noh, ma siis lõpetan. Tšau.